No nii, sõbrad, tahtsite näha, millega ma tegelen ka väljaspool taksondust. Asume me Kruiisi sadamas, nii et tulge ma näitan teile, millega ma tegelen. Ma ütlen aitäh, et tulite, sellepärast mu miker on tuline ja me teeme selle koostööd tublisti, paneme puu püsti. Ja sõbrad, ma tegelen turvakonsultatsiooniga, ütleme niimoodi. Et siin on mul turvafirma, kes teostab põhivalvet, mina siis koordineerin neid ja võtan mingil määral vastutuse. Samuti ma tegelen ka esinejatega ja muude jooksvate küsimustega. Üks minu ülesanne on tagada seda, et kogu üritus mööduks sujuvalt. Nii on, sõbrad. Aga lähme peale tagasi. Mis siis tegelikult juhtus, tuli mingi viirus, kõigil hakkas puhkus, sobib kodust välja minna ei tohi, väga tore, polnud plaaniski, laen akusi, varem huvi laadisin, pea pilvedes ise hoian maadligi, sellest ajast, kui lidradne veel kümps oli, olgem ausad, mul on ammu kõik sümptomid, mu pea lõhub, kui sa vaatad mulle silma, kops koos, kui sa riided võtad seljas, süda paha, kui sa riided paned selga, külma värinad, kui toast astud välja, ainus asi, mis mul vahel ei meeldi, peldiku paberi meemid, liikumispiirang ja sina minu peas nagu geenikul on tabeliskeemid. Karantiinis, süsteem all hoidsin niigis, kuid õhtul kuulsin raadiost eri olukorrast riigis ja see on liiga. Ja, ongi tuline hommik 5:30. 5:30 on kell ja lõpuks sain koju. Vaat nii, sõbrad, sellise asjaga ma tegelen nii-öelda siis omal vabal ajal. Seda kindlasti ei saa nimetada vabaks ajaks, sest ma tegin ka tööd. Aga selline on mu hobi, järjekordne hobi, nii et sõbrad, kellele meeldis, nagu ikka, kellele ei meeldinud arusaadav, pange dislike ja järgmise kohtumiseni. Mina juba liigun auto poole.